Nii, tere, mina olen Maila müstilisest maailmast. Nii, nüüd on järgi jõudnud siis novembrikuus sündinute kätte või? Ei ole? Issand, ma ei mäleta enam. Kas ma oktoobrit vaatasin või? Okei, ma vaatan praegust novembris sündinutele. Et siis on näha, mis ma pärast teen. Kui ei saanud, siis ma teen oktoobrikuu kohta ka. Huvitav, täiesti läks kaotsi. Niimoodi, novembrikuus sündinutele. Mida toob augustikuu? Novembrikuus sündinutele. Nõnda. Nii et teile ka suur tänu selle eest, et olete oodanud, suur tänu usalduse eest, et te olete mind jälgite ja kuulate. Ja vaatame, mis teile siis toob see. Opa, nii. Nii, vaatame siis, millesse siin süvenetakse. Nii. Nõnda, teile näitab siin selliseid häid sõpru, kodused asjad, kõik ilusasti, kodu, pere, kõik on okei, aga siis tuleb mingisugune katsumus sisse, mis on jah, natuke mingi katsumus on, mingid raskused, aga teate isegi, ma vaatan kohe, mis asja, mul praegust tuleb selline tunne, et teil osadel on, kellel on siis siin pere juurde kasu saamisega on siin mingisuguseid katsumusi või raskusi või probleeme olnud, siis mina vaatan siin sellist asja, et teil tuleb siin lõpuks ikka see ootus täitub ja saate, teil tuleb ka see pere, lapse sünni teema tuleb juurde, aga läbi mingite raskuste. Nii, aga lõpuks olete ikka kõik ilusasti õnnelikud, lihtsalt see teatud mingi katsumus, mis siin on, et lihtsalt peate, kes te siis olete lapseootel, et teie siis lihtsalt peate hästi hoolikalt jälgima ennast, et ei tõstaks ega ei rabeleks ega ei venitaks ennast ära. Nii. Siis mingite uute asjade loomist, mingite uute asjade ideede sündimist, mingite uute asjade alustamist ja siis mingite unistuste, see võib ka olla niimoodi tööga seotud unistuste suhtes, et siin võib tulla natukene sellist tagasilööki või natukene väljaminekut, aga samas näitab, et tuleb need, kes tööd otsivad, et teil siis tuleb natukene rohkem süveneda, et hästi palju tuleb teil suhelda, hästi palju tuleb teil siis saata neid kandideerimisi, saata neid kirju, aga alumine kaart muidugi näitab rahaliselt paremaks mineku peale, siis ütleks pigem küll jah niimoodi, et sellel kuul kuidagi peate aktiivsem olema. Nii, vaata, mis siin veel tuleb. Nii, lõppkokkuvõttes näitab ilusasti kõik asjad, mis ette võtate, kõik asjad ilusasti lahenevad. Nii, alumine kaart siin praegust on kas mingid väga head teaded teie jaoks või siis kellegile ka on uue kavaleri tekkimist. Nii, vaatame, mis need toovad. Aga jah, koduga seotud asjad, et mis te olete, siis siin näitab, et kuu algus on hästi ilus, kõik on pere, kodu, kõik asjad on hästi ilusad, aga lihtsalt, et te peate, kes te tahate siis saada omale lapsi, siis te peate lihtsalt natukene olema jah, valvsamad või. Aga paljudele võib tulla ka sellist uut armumist, uut armastust. Nii, vaatame, mis siin tuleb. Siin tuleb selline enesekindlus, teadlikkus ja siis tuleb vahepeal natukene mingi selline jama sisse, kus on justkui tuleb pingutada oma ideede nimel, et siin võib tulla segama jälle mingisugune ebaõnnestumine minevikust,
mida te kardate, aga ei pea kartma, sest minge, teil on tee valgustatud. Teie ideed, teil on head ideed, julgege neid ideid ellu viia, sest siin on näha niimoodi, et ideed, kõik on hästi, kõik on ilusasti, aga mingi asi minevikus trigerdab ülesse ja siis mõtlete, ei tea, kas tasub, ma ei tea, kas ma ikka teen selle sammu. siis siis ikka siin pere juurdekasvu teema tuleb, lapse saamise teade tuleb kusagilt teile ja teil ka selline mingisugusest süsteemist läbi minemine. See, mis süsteem see on, ükskõik, kas see on siis koolisüsteem, kas see on mingi rahandussüsteem, kas see on mingisugune ühesõnaga mingi süsteem, mis on siis selline piirav. siin võib olla ka piiravatest uskumustest läbiminemine, nii et enam ei takista iseennast, et see piiranguid võite olla pannud endale ka ise. et hästi palju teadmisi, hästi palju sellist õppimist, lugemist tuleb siin, intuitsiooni arenemist, nii et intuitsioon läheb teil tugevamaks. ja tulebki selline asi, et teil tekib mingisugune tunne, mingi taju, nüüd ma pean sellist asja õppima või nüüd ma pean selle kohta rohkem lugema, täiendama ja te täiendate ka, sest tundub, et te olete hästi sellised, et kui miski asi kusagil öeldakse, et see pole võimalik, siis te mõtlete, mis mõttes ei ole võimalik ja te hakkate uurima ja teete omale asjad võimalikuks. nii, vaatame, teil tuleb natuke teistmoodi kui teistel siin. nii, mis näitavad siis reikikaardid? Reikikaardid näitavad hoolitse oma keha eest, hellita, puhka, kuula oma keha. nii et siis rohkem hoolte tähelepanu iseendale, et muidu on kõik teised on tähtsad, kõik teised on alati vaja seda teha, teist, kolmandat tööalaselt teha, aga ennast unustate ära, siis siin näitab soovitus, et on vaja rohkem enda jaoks leida seda aega. ja siin on teine soovitus on ka, et võta elu mängulisemalt, et tee midagi, mida sa naudid, et lihtsusest ja rõõmu, tunne rõõmu lihtsusest, nii et liiga tõsiselt ei tasu kõiki asju võtta, võtke mängulisemalt. ja tehke siis neid tegevusi, mis teile meeldivad ja lihtsuses peitub võlu. no vot, nii et selline ennustusakene tuli teile. mulle tundub kuidagi, et liiga ruttu läks see ennustus. vaatan midagi teile siia juurde veel. mis siin on teil, mis teil siin boonuseks võib veel tulla? nii, vaatame. okidoki. tulid veel sellised kaardid, mis näitavad ka, et see oskus teil on hästi terav, selline terav oskus vaadata asju kõrgemalt, vaadata teise nurga alt. siis ei tohi kohe ütlen teile. teinekord on niimoodi, et vaatad kaarti ja tead seda tähendust, mis on ja tuleb tegelikult hoopis mingi error tuleb ja siis hakkab tulema mingisugune teine informatsioon hoopiski. ja nüüd ma katsungi selle informatsiooni siin uuesti kätte näpsata. niimoodi. nii, see kaart on siin, on teie tervenemine, DNA tervenemine ja läbiminek siis mingisugusest teatud, kuna see on seotud siis tervisega, siis näitabki niimoodi, et on mingi muudatus tervise suhtes, et kui on mingisugune raskus olnud, et siis seda tervenemist tuleb usaldada universumist ja näitab, et see tervenemine siin toimub, teie DNA muutub ja kogu see tervise olukord siin muutub, aga mis kuskil nüüd ma saan aru sellest kõrvalolevast kaardist siin, et ei tohi mingi vana sellise konksu otsa minna. et kui teil on see tervenemisprotsess ära olnud, ükskõik, kas see on siis füüsiliselt või on see emotsionaalselt, vaimselt, et
et kui te olete selle nüüd läbinud, mingisuguse olukorra seljatanud, siis kui te olete sellest õppinud et alati tulevad, kõik asjad tulevad meile midagi näitama ja haigused samamoodi tulevad meile ju näitama, et mida me oleme ka siis valesti teinud tavaliselt või valesti mõelnud. Et siis ei tohi minna sinna mingisuguse sellise vanasse mudelisse enam ei tohi tagasi minna, vot nüüd tuli see välja. Nii. Ja kui te sellest olete õppinud ja vanasse mudelisse tagasi ei lähe, siis enam ei pea te selliste asjadega rinda pistma. Nõnda, vot nii. Et kõik ilusad suve jätku teile ja kirjutage mulle siia ja kui vaja, siis kirjutage otse mulle minu isiklikku Messengeri, kui te tahate midagi rohkemat täpsemalt teada, kui midagi jäi näiteks siit kõrvu kõlama, kummitama ja tahtsite natukene täpsustust, et siis saate kirjutada mulle. Nii et kõike ilusat teile suve jätku ja hästi mõnus. Natukene hakkab juba sutsukene pilvi koguma, nii et nii palju siis ilusast suvest, aga pole hullu, vaatama, kas tuleb homme ilusat ilma. No ei taha tulla eriti. Suts tuleb vahelduva pilvisusega. Nii et homne ilm siis on vahelduva pilvisusega. Naksti. Tšau!